Nii mõnedki on küsinud, et Artur Talvik veab vägikaigast Swedbankiga. Kas sul läks raha kaduma või jäid pangale võlgu? Mina kolisin Swedbankist ära sellel hetkel, kui Hansapangast sai Swedbank ja osaliselt patriotismist, aga tegelikult suurem ja peamine põhjus oli panga arrogantne käitumine oma siis klientidega. Ja sellist suure üleolevat suhtumist, et umbes ilma minutita niikuinii hakkama ei saa ja siis selline pläh-pläh käitumine nendega. Aga tegelik põhjus on see, et on nii-öelda Rumeenia juhtum, kus siis panga klientide raha läbi panga siis investeeriti Rumeeniasse mingisse täiesti mõttetusse kohta. Tehti seda väga lohakalt ja kaotati väga palju raha. Ehk et pankadel on selline asi nagu hoolsuskohustus, ehk et nad peaksid selliste investeeringute puhul, kui seal ostetakse kuskil maad või mingid sellist asja, siis vähemalt hinnapakkumise sellele maale saama või hindamisakti selle maa kohta. Kõik sellised asjad on seal puudu ja siis jäädi rahast ilma ja siis pank üleolevalt ütleb oma klientidele, et läks nii, et mis siis ikka. Ehk et see on nagu see koht, kus arrogantsus, ülbus ja üleolek näitab tegelikku suhtumist väikestesse või siis selline üleolevat suhtumist mingisugustesse eestlastesse, kes kuskil seal tahtsid ka umbes rikkaks saada. Nad ei saa vara umbes, mis see tegelik elu on. Ja siis ma kirjutasin oma Facebooki kontol pikema kirja selle kohta või õigemini kirja siis panga juhtidele, nii Eesti kui ka siis Rootsi juhtidele. Ja seda pandi tähele, seda pandi ka panga juhtide poolt tähele. Aga see vastus oli järjekordselt selline, et me oleme selle asjaga umbes kohtus ja vaatame, mida Riigikohus teeb ja me ei hakka teile üldse umbes kommenteerima seda praegu. Kas on ka olnud varasemaid juhtumeid, nagu hetkel välja tuli, et kas peale Swedbanki on ka teised pangad nii käitunud või on Swedbank ainuke? Panga puhul ma ei oska öelda, aga meil siin hiljuti tegelesime ühe juhtumiga, mis nüüd puudutab väikeaktsionäre ja see on nõnda nimetatud Telia juhtum. Ehk siis see on siis jällegi, kui omal ajal siis tänast Teliat müüdi, siis väikeaktsionäridele tehti slängikeeles öeldes tünga. Ja need väikeaktsionärid on tegelikult olnud väga usinad ja tublid ja käinud kõik kohtuastmed läbi ja kohus ütleb, et jah, neile on liiga tehtud, see summa, mis neile pakutud on vale ja et makstagu oluliselt rohkem välja. Aga mis siis hakkas toimuma oli see, et need Telia suured esindajad ei viitsinud isegi reageerida sellele kohtuotsusele. Ja järjekordselt selline käekiri on, ütleme sama nagu selle Swedbanka juhtumil, kus mitte Eesti firma, siis peakontor on kuskil Rootsis, oma väikse harukontori probleemidega ei viitsi tegeleda, on üleolev, arrogantne ja selline suhtumine, et mida need pandud seal ikka meile teha saavad asi. Nüüd Swedbanka juhtumi kohta on nüüd ka juba Rootsi ajakirjandus huvi tundnud, aga Telia asi jäi küll kuidagi väga vaikseks ja soiku. Need kirjad jõudsid kindlasti kohale, aga nendele pole isegi poole sõnalist vastust tulnud, et sorry või midagi sellist. Mis saab edasi? Kas on lootust, et pank võtab vastutuse? Siin on edasi minekuks väga mitu põhjust. Tegelikult on suur probleem seadusandluses, ehk et väikeaktsionäride õigused ei ole kaitstud piisavalt. Sellest on nüüd ka räägitud ja sellest on rääkinud ka justiitsminister, aga see jutt oli umbes selline, et ma panin kokku ühe töögrupi, kes
aastaks 2020 võiks tulla mõne ettepanekuga välja, millest siis võiks saada umbes seadus. Aga saate nüüd kõik ise aru, et minister tegelikult ei taha selle probleemiga tegeleda, tahab näidata, et on suur väikeaktsionäride sõber, aga tegelikult lükkab selle kuhugi kaugesse tulevikku minema ja võtab siis nagu, näitab ennast sõbrana, aga vastutust ei võta. See probleem ei ole, see väikeaktsionäride kaitse, siis see on laiem probleem, see ei ole puuduta ainult välisettevõtteid, siin on ka kohalike ettevõtete puhul. Nüüd, kui tuleb näiteks selle kasiinoketi müük, Olympiku müük, siis seal on kindlasti palju väikeaktsionäre, mis nendest saab edasi, kui tehakse IPO Tallinna Sadamale, et mis seal saab väikeaktsionäridest, kuidas nende õigused on kaitstud ja kuidas seal siis dividendi jagatakse, nii edasi. PLRT juhtum, suur arutelu seal väikeaktsionärid, kui nad Eesti mõistes justkui on väga suure vara omanikud, aga teatavasti seal on üks nendest väikeaktsionäridest, kes elab vanaduspensionist, et kuskil rikaste edetabelis on sees seal 500 hulgas, aga reaalsus on see, et elatakse vanaduspensionist, kuna suuromanikud lihtsalt sõidavad väikeaktsionäridest üle. See on tõsine probleem, see on üks selline põhimõttelisi teemasid, millega Vabaerakond tegeleb, ehk õigluse teema, väiksemate kaitsmine suuremate ülerullimise eest ja siin on tööd palju. Aitäh!